Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, tere! Rõõm on jälle olla siin koos Dagmariga ja täna me hakkame vastama teie küsimustele ja jagame teie mõtteid ja teie lugusid. Kõik, kes te kirjutasite ja võin öelda kohe, et tõesti küsimusi oli väga palju, nii et mina tegin eelselektsiooni ja siis Dagmar tegi järgmise ringi, järelselektsiooni. Kuidas sul läheb? Huvitav küsimus. Äkki peaks midagi muud küsima? Ma ei tea. Tegelikult see on hea küsimus. Aga võt küsimuste juurde. Hea algus. Ja see on huvitav, ma isegi mõtlesin mingil hetkel selle peale. Võt see, kuidas läheb küsimus. Et võt palju mulle tundub, et selle küsimuse ümber on seda, et mõttetu küsimus. Aga minu jaoks on just kuidagi alati vastupidi, et on niisugune nagu suur küsimus. Ma tean nagu mõtlema selle peale, et kuidas ma täpselt peaksin vastama ja kuidas ma siis seda filtreerin ja kuidas siis nagu ja võt ja ma päris sageli olen selles olukorras nagu praegu, et lihtsalt see, kuidas läheb, tundub piisavalt keeruline küsimus, et ma ei tea, kuidas nagu vastata. Et hästi tundub nagu mitte päris see vastus, mida peaks, see on niisugune nagu sisut ja kas seda, mis see üldse tähendab ja ühesõnaga. Aga mõtle samas, kui sa saad öelda hästi, siis tegelikult on ju väga hästi, kui sa vastad hästi. Tegelikult ju lähebki hästi, selles mõttes ju lähebki. Ja mul lihtsalt võib-olla nagu, miks on mulle keeruline on ka see, et ma ei kujuta siis ette, et mis on siis hästi või halvasti, et mis see halvasti peaks olema. Ma ei kujuta ette, et selles mõttes mul just nagu kogu aeg läheb hästi. Ja mis valdkonna minu arust sa ka valid? Sest ma ennem ka tulin siia, me pole siin mitu nädalat käinud või isegi mitu kuud tegelikult käinud salvestamas ja siis ka siin, et kuidas läheb ja siis sa nagu peas mõtled, et okei, mida ma jagan, kas nagu tööalaselt, kuidas läheb, eraelus, kuidas läheb, kuidas ma magasin või kuidas ma praegu ennast füüsiliselt tunnen või vaimselt on, et seal on nagu nii palju aspekte. Ja just ja seal mul jooksubki tavaliselt kokku, et nagu hästi läheb niikuinii. Mulle tundub, et suures pildis, kui keskmist vaadata, ma arvan, et mul lähebki hästi. Aga jah, et täpselt, et kui suur küsimus see siis on või jah. Me ikka suudame ükskõik millest rääkida. Vahepeal meil pole küsimusi vaja, me võime. Ma mõtlesin, et ma olen jumala teemas küsimuste. Ei olnud tõesti, ma ju ei tutvustanud. Me hakkame küsimused ja vastused osa on, aga 2 teemat, mis me ette võtame, ongi küsimuste küsimine, julgus endalt siis küsimusi küsida ja teine on julgus omas tempos vastata. Vaata, kui hästi need veel omavahel kokku lähevad ka. Mul läheb väga hästi. Ongi, et kui ma mõtlen kõik elu aspektid, siis ma paneks praegu 1-5 peali skaalal 5. Okei, nii et veereb hästi kogu see ratas nagu. Ainuke asi, mis ongi see, et mida tuleb hoida, on järjepõdevus lihtsalt. Et kuidagi oled loksunud paika, tead, mis sa tahad, kuidas sa tahad. Kuniks siis tuleb jälle mingi asi ja siis saad aru, jälle pean hakkama midagi küsima ümber mõtlema. Aga praegu on väga hästi. Kas see on sinu puhul tavaline, kui sa mõtled tagasi mingitele aegadele, et see veereb niimoodi? Ei, mul on kogu aeg ikka mingi draama. Okay. Mul on kogu aeg mingi, kas ei pea üldse mingi suur väline draama, vaid sisemine draama või millega rahul pole või mida tahaks teistmoodi või mingi pinge olukord kellegagi või tööalased või midagi. Ja kuigi on praegu mingid sellised asju, mida peab arutama teistega ja otsuseid tegema, aga kuidagi see tundub nagu lihtne praegu. Et ma lihtsalt võtan ette ja olen hästi, hästi aus, et kuidas mina seda näen, et ma ei tekita selle ümber, võib-olla see oskus on ka tulnud, et ma ei tekita selle ümber sellist suurt draamat ise. Oh my god, mis kell ma siis räägin ja siis kuidas ma räägin ja mida ma ütlen ja kust ma alustan ja nii edasi. See on huvitav, mul tuli praegu meelde üks vestlus ühe kliendiga, ma loodan, et ta ei pahanda, ma ei tea, kas ta kuulab tegelikult meid või mitte, aga natuke oli arutelu sel teemal, et kust läheb see nagu see hea tasakaal selle vahel, et mingid raskused elus nagu
natuke nagu on nii ja kui palju neid peaks olema ja mis hetkel ühesõnaga öelda, et nagu on, noh, et aitab mingitest asjadest ja mis hetkel on tegelikult nagu okei, et noh, peabki pingutama ja noh, sel teemal oli see vestlus ja lihtsalt noh, jäin, ühesõnaga ja teema läks sinna, et raskusel ja raskusel on ka vist nagu vahe. Et noh, lihtsalt seostus siis, kui sa ütlesid, et tegelikult on mega hästi, et jah, mingid teemad muidugi on ja mingid vestlused ja suured otsused aga mulle tundub, et seal on jälle vahe, et kas need raskused või suured küsimused on nagu, nad on nagu teistmoodi vahel, et mingi raskus nagu ei tundugi nagu nii raskus või kuidagi nagu, Tead, ma mõtlesin, et see kese on paigas, ma jalutasin siia täna 40 minutit ja siis ma mõtlesin sellele, et mul oli lihtsalt nii tore hetk ja ma loodan, et ta ka ei pahanda. Aga mu vend helistas mulle täna hommikul ja ütles, et ta vaatas ühte saadet, kus ma rääkisin, ütles, et sa rääkisid nii ilusti. Et ta pole mitte kunagi ütlenud sellist asja või nagu tähele pannud või et see, et ta helistaski selle ja siis ma ütlesin, et okei, et aga mis sa tahtsid? Sest ei, ma tahtsingi nagu seda. Et mis tähendab, et mingi asi, mis on sinus endas paika loksunud, jõuab ka läbi mingi muu väikse asja kuidagi inimesteni. Ja ma tunnengi ja siis ma jalutasin edasi, mõtlesin, et aga vaata, seal ongi see, et miks ma suudan näiteks väljendada mingeid asju palju selgemalt, sest ma olen ise nii palju mõtelnud, endas leidnud selle mingi rahu, mingi sellise asja, et nagu ma olen kirjeldanud, et kui see meie sisemaailm on selline nagu meri, et kuskil sügaval on see ju väga rahulik, kui me leiame selle rahu, aga pealispinnal ikka võib see torm olla ja võibki need raskused ja mingid otsused ja vestlused, aga see, et kas see sügaval on seal see rahu ja vaikus on ju. Kas see kese on paigas? Jah, kas see kese on paigas ja ma tunnen, ja tead, see on ikkagi, ma pean ütlema, et ma tunnen, et see on esimest korda elus niimoodi. Et sa saad aru, et jah. Ja see on väga mõnus tunne ikkagi, et see on võimalik, et jõuame sinna. Ja ma olen mõtelnud sellele, et kui on küsitud, et mis on elu mõte ja niimoodi. Ja siis ma olen seda varasemalt, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi olen mõtelnud, et tegelikult see rahu, et sa oled ükskõik, mis rahu see tähendab, et rahu, tööalaselt rahu või see, aga see, et sa tunned seda rahutunnet sees. Ja kuidas sa ütled, ja nüüd ma jõudsingi. Et see nagu esimest korda elus võib-olla, et mul ikkagi on see meie teema ka kuskil kuklas, et nagu laiemalt tahaks küsida, et okei, et kuidas sa sinna jõudsid või kuidas sinna jõuda ja võib-olla siis nagu lisaküsimus sinna otsa, et ilmselt sa oled pidanud küsima endalt mingeid küsimusi. Jaa, me võib-olla ei jõuagi täna teemani. Me oleme juba teemas minu. Me oleme teemas küsimuste küsimises. Ma tean ka seda, et küsimuste küsimise teemal küsiti palju seda või toodi välja seda, et vahel me ei julge küsida, sest me teame vastust, aga me kardame seda või küsida näiteks siin, et kuidas mul endal nagu läheb ja kas ma olen õnnelik ja noh, toodi välja päris palju, et need on mingid küsimused, mida me ei taha nagu küsida enda käest. Vaat see ongi see julgus hakata küsima ja ma käisin ise, olin ühes podcastis, Lilian Saage podcast külaline ja meil tuli seal teemaks see üles, et seal 40-ndate, noh mõnel paar aastat varem, mõnel paar aastat hiljem, et naistel tekib see mingi murdepunkt. Selles punktis on hästi palju lahutusi, hästi palju muutusi elus, töökohtade vahetusi ja nii edasi, et kus on see hetk, et kas sa siis hakkad endalt küsima mingeid küsimusi või ei hakka, paned samamoodi edasi, et sa ei tahagi, ei julgegi, saad aru, et siis ju tulevad muutused ja mul käis see ikkagi väga intensiivselt, et see, et kas see, kuhu sa oled oma eluga jõudnud seal, ütleme 40-ndates, on tegelikult kooskõlas sellega, mida sa 20-ndates tahtsid ja kas need asjad, mida sa 20-ndates tahtsid, tahad sa ka nüüd 40-ndates. Et see on võib-olla see selline auditi tegemine endale ja kui need vastused on jah ja sa oledki liikunud, järelikult sa oledki liikunud kooskõlas enda väärtuste, mis iganes tahtmiste soovidega, aga kui sa saad aru, et noh, seal on ikka sellist, ma ei tea, rahulolematust ja kõike, et saad aru, et aga sa olidki 20-ndates teine inimene, sa tahtsid teisi asju ja sa oled muutunud ja see on ka kõik, see on okei, kõik vastused on okeid ühesõnaga, aga küsimus, kas sa vaatad selle endale otsa või mitte. Ja nüüd ma näen, et see tegelikult protsess, ma arvan, et see ikkagi hakkas mul, ma arvan pärast lapsi pihta, sest seda ma teadsin, et lapsi ma tahan, aga pärast seda hakkas see protsess pihta ja näiteks ka minu lahutus ei ole tegelikult see mingi algpunkt, et ma hakkasin sealt muutuma. See on juba tulemus sellele, et ma hakkasin endalt küsimusi küsima, mida ma tahan ja kuidas ma tahan. Et mis on ma korraks ma mõtlema, et 40-ndad on selles mõttes loogiline aeg võib-olla nende küsimuste
küsimiseks ja suurteks muutusteks, et noh, ka elu nagu etappide mõttes, et noh, võiks ju arvata, et see on selles mõttes, et ongi, et lapsed on näiteks kuidagi olemas, mingid asjad on paigas ja lapsed on nii palju ka suuremad, et neid muutusi, et sa ei ole selles nagu mega selles pesumasinas kogu aeg nii-öelda, et sul on seda ruumi natuke üldse teha neid muutusi, et sa ei ole nagu konstantses nagu ellujäämises. Samas sinu lapsed tegelikult olid ikkagi päris väikesed siis. Need ei olnud ikkagi nii suured juba. Ja ma arvan, et see praegu ongi tulnud need võib-olla ma hakkasin muutusi tegema, aga praegu ma olen jõudnud sinna tõesti, kus on ruumi, kus sa ei pea olema iga päev ja kuidagi, nad ikkagi vajavad, aga tõesti seda, ma ei tea, mähkmevahetust kogu aeg ja ainult toitmist, et sul on ruumi, tekkinud seda vaimset ruumi. Et see on olnud pikk protsess, ma arvan ikka 4-5 aastat on ju, tegelikult. Ja see on täitsa huvitav, ma ei jõudnud vaadata, ma tookord mõtlesin, et ma lähen vaatan, aga miks siis see 40, seal on kindlasti väga palju häid seletusi ka. No nagu sa ütlesid, et kas lapsed on olemas või siis vastupidi, lapsi veel ei ole ja siis sa hakkad ümber mõtestama, et aga mis ma nüüd teen, sest tegelikult kell tiksub. Et seda on nõme öelda, aga nii on, kes tahab lapsi saada. Et seal on ka see endale otsa vaatamine ja ma arvan, tuleb ka see hetk, et sa saad aru, et okei, et nagu pool elu ma olen elanud ja võib-olla pool on veel ees nagu, et hakkab see lõplikkuse mingi teemaga, ma arvan. Huvitav, mis hetk on, millal siis peaks küsima või siin vist olid mingid küsimused ka, et... Vaatamegi, mis me märkmetesse panin. Ühesõnaga see tõesti, mis me tõime, et te julgete küsida, teie jagasite meiega siis mõtteid, sest siis peab vastama, muutma, teatakse juba vastust, aga ei julge tunnistada. Ja lugejad kirjutasid ka, et kuulajad, mõnda küsimust ei julge küsida, sest ma tean juba vastust ja küsimine on tore, aga pigem kardan jällegi ausalt endale vastata. Miks me seda ei taha siis, miks me ei julge, see on kõigega sellega seotud, et sa pead enda näitel puhtalt, et siis sa pead hakkama muutma mingeid asju, siis need muutuvadki, sa pead tegelema, sul tuleb nii palju muid nii-öelda nagu kohustusi juurde nende muutustega, nii palju küsimusi juurde, siis see, et sa tegelikult minu arust on niisugune suurem süsteemi nagu muutus tegelikult ka vaadata tagasi, et aga mis on see sinu identiteet olnud, millega sa oled sidunud ennast, et mõnikord on sellega raske tegeleda, lasta lahti, sest sa oled kõigi teiste jaoks olnud näiteks selline või olnud eluaeg selles paari suhtes ja nüüd see äkki ei ole, et see peksab nii palju ärevust üles, see muutmised ja küsimuste küsimine, et sellega on teinekord nagu raske hakkama saada, mina arvan. Ja lihtsam on olla seal mugavuses. Tuttav on nagu turvalisem, isegi kui ta ei ole nagu mõnus, aga ta on nagu just kui nagu lihtsam, kui see teadmatus, mis siis saama hakkab või mis siis tabab. Küsimus on hirmutab teadmatus küsimuse ees. Mis küsimus? Kas oskan vastata? Kas tahan sellele vastata? Aga kuidas, näiteks see, et kas oskan vastata? Nii, okei, oled seal. Me vist saates ka Liis käis meil külas, rääkisime sellest, et vahel see küsimuste hetk tuleb sellest, kui on mingi rahulolematus või midagi nagu kuidagi nagu närib või et tavaliselt siis hakkavad need suuremad küsimused tulema. Aga kust need vastused tulevad? Minul on küll olnud seda, et oled seal kuskil selle küsimuse ees ja tegelikult nagu ei tea ja siis oled seal ja ühtepidi ja teistpidi nagu ei tea. Kust need vastused tulevad? Ma arvan, et see okei vastus on ka ma ei tea vastus. Et me tihti kardame ka seda vastust, et ma ütlen ma ei tea, et ma peaks ju teadma. Et tegelikult on okei, et sa ei tea mingeid asju. Ja minul on väga raske olnud sellega, sest ma ikkagi olen eluaeg arvanud, ma ju teangi kõike. ja ma olen õppinud selle ebamugavusega elama, sest ma tean, et tegelikult ma ei teagi mingeid asju ja ma ei saagi ette teada ka iseenda elus, et ma saan kontrollida seda, mis harjumused mul on, ma saan oma mõtteviisi suunata ja nii edasi, aga väga palju on ka seda teadmatust. Et ja see on kuidagi, ma ei tea, võib-olla ma olen lihtsalt nii palju ise nendele küsimustele vastanud, mul on näiteks üks märkmik, mida ma iga hommik, mina vastan 5 küsimust on seal, ise tegin selle märkmiku ise enda jaoks, sest mul oli vaja sellist, ma ennem kasutasin ühte märkmiku, kus oli 10 küsimust ja siis ma sain aru, seda on liiga palju, ma ei jaksa hommikul nii palju analüüsida ja mõelda läbi, et ma tahan
mulle üks hetk tundus, et ma ainult analüüsingi, et ma unustan, ma jään kuidagi, ma ei ela enam, vaid ma ainult analüüsin. Ja siis ma tegin selle väiksema märkmiga nii-öelda 5 küsimust. Ja see on küll huvitav, et nendele vastused võivad olla, need käivad nagu periooditi, mulle tundub, et näiteks 6 aega ma vastan väga sarnaselt ja siis midagi elus muutub ja siis ma hakkan vastama midagi muud. Ja kuidas ka need vastused tegelikult suunavad minu tegemisi. Et kui ma vastangi, et milline inimene sa tahad täna olla, et nii, et sa näiteks oleks enda üle uhke ja siis sa muidku vastad sellele, et ma tahan olla näiteks aus ja sa vastad 2 kuud ja sa saad aru, et aga see hakkabki kujundama sinu käitumist. Et see, see on ju ka tõestatud, et see tegelikult, mis juttu me oma peas räägime, mis on meie sisekõne, et see hästi palju mõjutab meid, on ju. Et ja teinekord võib-olla, kui sa vastad 6 aega järjest, ma ei tea, et siis on nagu, kas on see hirm seal taga, et sa ei julge tegelikult vastata, kas on vaja, ma ei tea, kõrvalist abi, et lahti muukida, kui see häirib, on ju, kui ei häiri, siis on jällegi okei. Ja mul on endal võib-olla 2 sellist, ma ei tea, lahendust või mingit asja, millele või mis on mind võib-olla aidanud. Üks asi on see, et ma tean, et ma olen loomu poolest hästi nagu kärsitu, ma tahaks kohe ja kiiresti ja teeme ja lähme ja paika ja selline. Ja siis mind hullult häirib see, et ma ei tea. Ja mind hullult häirib see siuke 2 vahel olek. Ja ma tean ka ju, et teadmatus on justkui kõige hullem ja siis teadmatus on nii rõve, nagu tahaks, et kuidagi, et parem teed paigas ja lähme ja läheb palju mõnusamaks. Aga kui seda vastust nagu ei tule, et kuidagi endas rahu tegemine sellega, et mingid vastused peavad küpsema ja see, et natuke selline, kõlab võib-olla kuidagi nagu esoteeriliselt, aga see on elu usaldamine, mingis suunas niikuinii läheb. Ja kui ma praegu kohe ei tea, see ei tähenda, et seda vastust ei tule, aga et ma selles mõttes natuke lasen lahti, et ma tean, et ju siis ta küpseb. Ja teine siis just see, et need kõrvalised pead nii-öelda. Et see võib olla psühholoog, ei pruugi, see võib olla ka hea sõber, sõbranna, pereliige, kes iganes, aga vahel mulle tundub, et eriti kui need on mingid väga isiklikud või mingid väga suured küsimused, siis me ei julge teistele jagada. Et võtame, ma ei tea, suhted või ma ei töövahetus, mis iganes, et näiteks, et ma ei tea, ma ei julgegi minna jagama pereliikmetele seda, et ma äkki ei taha üldse selles suhtes olla, sellepärast, et kuidas nad reageerivad, piinlik tunnistada, kuidas nii, siis tulevad kõik need teiste reaktsioonid, aga ma tegelikult ju ei tea, äkki see suhtega läheb kõik hästi ja siis ma olen neile jaganud mingisugust nagu raskust, on ju, või mis iganes, et me nagu tahame nagu piinlik on või hirm on nagu ka teistele avada neid küsimusi, aga mis siis juhtub on see, et me jääme iseenda sinna nagu väiksesse akvaariumisse nii-öelda ringi ujuma ja kerime neid samu asju ja mõnikord juba sellest, et me ütleme kõva häälega mingid asjad välja, juba see paneb mingis suunas asjad liikuma, aga me nagu ei taha teha seda, siis me jäämegi nagu luupima sinna üksinda oma pähe. Ja see ma olen täiega nõus, et öelda kõva häälega välja, et see võib olla üks sõbranna, kellele sa, ma ei tea, saadad häälsõnumi, et see ei pea kõva häälega kuhugi postitama või kõikidele kohe rääkima, aga korra välja öelda, et kuidas see kõlab ja kui sa selle välja ütled ka, et mis tunne siis tekib. Et see on ka, et teinekord tegelikult tegi väga suur kergustunne. Et mina olen ka nendel hetkedel, kus ma muudkui kerin, et siis ma ikkagi lähen üks hetk psühholoogi juurde, et lihtsalt saada seda peegeldust, et miks ma seal kerin, miks ma seal kinni olen. Teinekord ka mina, seal võib mingi hirm all olla või mingi varasem kogemus, aga ma ka ei suuda nagu seda nagu lahti nagu hammustada ise. Ja mingid asju ise ei näe, on ju ikkagi. Nii, aga siin on tore mõte on see, et eeldan, et pean kõike teadma ja kardan, et on loll küsimus. No lolle küsimusi tegelikult ei ole, mina arvan. Kindlasti saab mõelda. Liis saates ütles, et mingid küsimused ikka on lollid. Aga ma saan nagu aru tegelikult seda konteksti, millest ta ilmselt seda nagu mõtles, et ma kujutan ette, et kas või ma ei tea, sotsiaalses kontekstis on võib-olla mingid olukorrad, mida ei võib-olla ei ole mõtet torkida, ma ei tea, võib-olla ei ole mõtet minna küsima mingi naise kaalu kohta näiteks või mingid sellised küsimused võib-olla, et või et ma ei tea, millal siis nüüd lapsi hakkad saama või mingis kontekstis võib-olla mingid sellised asjad ei ole päris asjakohased, aga kas või enda käest
ma arvan, et ei ole. Aga seda sa ei pea ka teadma, kas keegi on rase või kui palju keegi kaalub, vaata. Et kui et ma pean kõike teadma, ma arvan, et see on ka, võib-olla on see nagu tööalaselt või see on tegelikult ka suhtes, et sa ei saa ju eeldada, mida teine inimene tahab, vajab, soovib, et see ei ole loll küsimus küsida seda. Et selles mõttes ei ole loll küsimusi, kui sa tahad iseendal nagu selgust luua või selles suhtes. Ja tõesti, ma ei tea selle küsija nagu tausta või kus see kommentaar tuli, aga näiteks, kui me võtame mingi töö konteksti, et seda on ju tegelikult väga palju, et mis asi, ma olen ise ka olnud selles olukorras, et on mingisugune, ma ei tea, erialakonverents, esineja räägib seal mingit juttu ja mul tekib küsimus. Mind tegelikult väga huvitab, ma tahaks aru saada, aga ma mingist asjast ei saa aru. Ja siis ma mõtlen seal peas, et äkki mul on loll küsimus, äkki on viga minus, et ma aru ei saa. Kuidas ma nüüd selle saali ees käe tõstan, siis teised ka vaatavad, et oh my god, aga ma olen nii lolli küsimusega. Et kohe tuleb see sotsiaalne hirm nagu. Aga vähemalt ma ise olen kuidagi seal lahendanud seda enda jaoks niimoodi, et esiteks, kui mul tekib see küsimus, siis see statistiline tõenäosus, et kellelgi seal ruumis on veel sama küsimus, on päris suur. Et see šanss, et seal on kõrval keegi, kes on mingit, oh my god, aitäh sulle, ma olen nii kaua mõtlesin sama asja, ma ei julgenud küsida, et see on päris suur. Ja teine asi, et mis on siis nagu hullem, et teisest küljest okei, võib-olla keegi tõesti mõtleb, et nii elementaarne asi, kuidas sa ei tea, aga samal ajal esiteks ma näitan, et mind nagu huvitab, ma mõtlen kaasa, ma olen proaktiivne ja pluss ikkagi, kui mul on seda infot endale vaja, siis ju siis on vaja. Ja kui see ei ole sul selge, mina näiteks praegu viimasel, ütleme poolel aastal paari sellise ettevõtte või ühinguga, kus ma pean täitma näiteks mingeid aruandeid ja asju ja ma saan nii teistmoodi asjadest aru, ma saan aru, et ma saan aru valesti või mitte valesti, aga teistmoodi. Ja siis ma olen lihtsalt kirjutanud, et teate, ma ei tegele sellega, see ei ole minu igapäevatöö, aga ma lihtsalt tahaks nagu sellest aru saada sellest loogikast, et ma absoluutselt see ei ole kuidagi rünnak või kellegi nagu ärritamiseks mõeldud, aga ma lihtsalt tahaks teada, kuidas süsteem toimib. Ja minu arust see on väga aus küsimus, sest eriti kui see puudutab näiteks sinu mingid raha asju, jumala okei on küsida, sa peadki sellest aru saama, et see ei ole rumal küsimus, et sa ei tea neid asju, sa ei peagi teadma kõike. Et jaa. Nii, siis on ju küsimus, et milliseid küsimusi endalt küsida tuleks ja kui sageli tuleks ennast analüüsida? Selle analüüsimisega on see huvitav lugu, sa enne vist ütlesid ka korra, et mingil hetkel nagu ei jaksa kogu aeg analüüsida. Ja see on ka minu meelest teema, et mõnikord, et kui kõik on hästi, siis rahune maha ei ela nagu. et võib-olla kogu aeg, kui kõik on hästi, tegelikult sa oled rahul nagu, mida sa kaevad siis on ju, et mõnes mõttes vahepeal võib-olla tulebki nagu usaldada selles mõttes, et jah, äkki ongi hästi, äkki ma saangi lihtsalt olla. Aga tead, et see hirmutab ka või? Ma olen mõtelnud sellele, et kui mul on kuidagi, et ongi, et sa oled füüsiliselt ja kõik sa oled nii välja puhanud ja kõik asjad jooksevad ja kõik on, ja siis natuke tekib hirm, äkki mul hakkab igav. Ikkagi üldse ei saa inimene rahul olla, äkki mul hakkab igav selles heas elus ja ma olen mõtelnud seda, et inimesed, kes on nagu ropult rikkad, et kes saavad kõik endal lubada, reisida kohe igale poole, minna seda teha, süüa seal, osta need kõik asjad, et kas need tegelikult on õnnelikud lõpuks, et sa saad kõike lubada ja siis sul hakkab igav, sa ei pea millegi nimel enam pingutama, sest mina arvan, et inimestena meil on vaja seda pingutust, et me saaksime tunda seda rahulolu. Ja eks ta nii on, mul on privileeg näha päris mitut sellist inimest, kes näiteks, ma ei tea, pikalt töötasid ja pingutasid just selle finantsvabaduse nimel ja et siis saaks ühel hetkel puhata ja chillida ja olla ja siis nad selle saavutasid. Ja alguses on küll tore, et magan pikemalt ja siis käin trennis ja siis magan jälle pikemalt ja siis käin jälle golfi mängimas ja siis käin jälle reisile ja siis lähen sinna reisile ja siis jagan jälle natuke pikemalt ja siis oled niimoodi 6 aega ja 2 kuud ja 6 kuud ja lõpuks on see, et nagu nüüd mis, et ikkagi selle jaoks, et saada seda eduelamust ja seda sellist nagu enese teostust, see on nii baasiline vajadus ja selle jaoks me ei saa tunda rahulolu ja eduelamust, kui me ei pinguta. Meil peab olema see väike challenge, sest edu kogemus tulebki, see rahulolu tulebki sellest, et hakkama sai, mul korraks oli raske,
aga ma sain hakkama sellega. Ja et ma ületasin ennast, mis iganes asi see on. Ja see, kui tihti tuleks analüüsida, ma võin enda kogemusest teile rääkida, et näiteks kui mul on sellised keerulised stressirohked ajad, siis ma võtan selle märkmiku kätte, kus on hommikul 10 küsimust, hindamine, õhtul 6 küsimust, hindamine, et lihtsalt esiteks, et saada mingit tugi endale kõrvale ja teiseks vaadata, et okei, et aga mis asjad siis on, miks praegu, miks see olukord on tekkinud ja see, et ma iga päev siis võtan võib-olla siuke 5-10 minutit, see aitab mul tegelikult kuidagi luua mingit selgust või hoida mingit tuge. Ja ma arvan, seal ei ole sellist, et vot sa pead nii analüüsima, et küsimus ongi, et mis ma arvan, eluperioodis sa praegu oled, mida sa tahad ehitada, näiteks kui see ongi äri ettevõte või mingi tööalane asi, et siis mis on need eesmärgid ja nii edasi, et võib-olla siis tuleb seda tööalaselt tihemini teha, samas kui sa tahad suhetesse panustada, et seal ei ole nagu õiget vastust. Aga mida mina näiteks teen on see, et ma ikkagi hoian, see on natukene selline, mis see maintenance on eesti keeles hea, et hoida kätt pulsil, ütleme niimoodi, et mitte sellel hetkel, kui siis on hooldus, ma olen sellises igapäevases hoolduses, täpselt samamoodi nagu ma pesen hambaid, siis ma iga hommik vastan nendele 5 küsimusele, mis on siis esiteks, et mida ma teen täna iseenda heaks. Üks asi, väike asi, ma mõtlen, et ei kaotaks ära iseennast ja see on selline järjepidevus jälle, millest ma ütlesin ka, et mis nüüd tuleb hoida. Teine on see, et mida ma teen, mis on see üks samm, mida ma teen, et oma eesmärgile lähemale jõuda. Mis iganes see eesmärk on, see võib olla jällegi tööalane, see võib olla suhte, see võib olla, ma ei tea, pool maratoni tahan joosta või see võib olla ka see, et aga ma tahan seda rahu saavutada enda sees, et mis ma siis teen, võib-olla see on, et ma lähen täna tahan 8 tundi ööund saada, et seal võivad väga erinevad eesmärgid olla. Siis on see, et mis seal on? Et mida ma teen, mis on täna see olukord, mis võib ajada mind stressi või tekitada sellise raskuse ja kuidas ma selle lahendan. Ja ma mõtlen selle läbi, see ei tee seda olukorda olematuks, aga see aitab korra läbi mõelda ja kui see olukord tekib, siis ma ei ole enam nii nagu triggerdatud või kuidagi nii emotsionaalne selles osas on ju. Ja teinekord see vastus juba aitab, et see on siuke, et saad aru, ikka, see on ainult minu mõtteviisi suunamine praegu siin, mis tekitab selle. 4. oli see, 4. on, issand jumal, et kuidas ma tahan käituda ja mõelda, et tunda uhkust enda üle, inspireerida teisi. Ja see on üks küsimus veel. Mul ei tule see praegu meelde. Okei. No, jah. Ühesõnaga, et sellised lihtsalt nagu hoida korraks suunata ja see võtab 3 minutit maksimaalselt aega, võib-olla isegi 1 minut teine kord on. See on, mina jälle kõlan, et see on siuke ilus eesmärgistamine. Just kui ma annan oma päevale mingi sellise suuna või teadliku eesmärgi on. Üks võib-olla selline praktiline soovitus, kui on sellist segadust ja küsimusi ja kõike muud, küsige ja vastake kirjalikult. Me väga sageli tahame jääda, et me mõtleme oma peas. Ja seal tekib see häda, et meie töömälu nagu maht on piiratud. Et me suudame sellises aktiivses töötluses nii-öelda hoida väga piiratud nagu ühikut infot. Ja siis me muudkui kerime sisuliselt seda sama infot peas, sest rohkem ei mahu, maht on täis. Et kui me teeme seda kirjalikult, siis nii-öelda peas tekib nagu vaba ruumi ja kui palju mul on olnud seda, et minul ei ole sellist struktuuri nagu sul, mul ei ole mingid väga kindlaid küsimusi. Minule lihtsalt kui, mul on samamoodi, et kui mul on väga keeruline, siis ma võtan oma selle märkmiku ja ma tahan sinna kirjutada ja ma panen sinna täiesti vabas vormis, nii nagu torus tuleb. Alguses oli väga naljakas see et avastada enda jaoks, et siis nagu mingid asju ei taha kirjutada, sest piinlik on. Nagu kelle ees, kes seda loeb. Nagu, huvitav, kas see koma käib siia või kuidas sellega on? Nagu, kas ma ropendadega tohin siin? Nagu, sellised naljakad. Nagu. Aga anyway, need õnneks on sellega paremini. Aga just see, et ma tegelikult, kuhu ma tahtsin jõuda, et siis hakkad kirjutama täiesti vabas vormis, ilma igasugust struktuurita, ma ei tea, kuhu ma jõuan, lihtsalt plärtsatan nagu. Ja vahel ma selle kirjutamisega jõuan nii üllatavate nagu vastusteni, mida ma ei oleks never ever suutnud nagu ma peas välja kuidagi mõelda. Et meie see loovus ikkagi töötab kirjalikult hoopis teistmoodi.
ja me natukene aeglustame ka mõtteprotsessi. Ja see, et me vormistame need mõtted nagu ära, et ta ei jää selline suvaline puder seal peas, vaid me ikkagi nagu iga lausel on mingi algus ja mingi lõpp ja seal on mingi nagu loogika, on ju. Et jah, lihtsalt ja vahel see tundub siin, et no ma ei viitsi ja tüütu ja kuidas ma nüüd istun ja kirjutan, aga lihtsalt see on nagu oluliselt produktiivsem kui see oma peas kerimine lihtsalt. Võtke professionaali nõu kuulda. See tundub tüütu, aga kui sa selle teed, siis see on tõesti, see toimib, jah. Küsimus, mida ma vajan, kas ma toimetan oma väärtustega kooskõlas? Võt, küsimus on, kas sa tead, mis on su väärtused? Ma tahaks kohe küsida selle peale, et mina näiteks pikalt, ma ei osanud sõnastada oma väärtusi ja siis ma olin ühel koolitusel ja Kristel Tuul, üks väga äge coach, tegi ühe väärtuste hindamise nii-öelda harjutuse, kus me visualiseerisime ja siis me jõudsime selleni, mis on sinu top 3 väärtust ja mis oli minu jaoks väga üllatav, sest ühesõnaga, siis me panime sinna me leidsime oma väärtused, ma tulen tagasi sammu, leidsime oma väärtused, siis kirjutasime sinna taha, et 1-5, et kui palju sa päriselt näed neid väärtusi oma igapäeva mõtlemises ja tegemistes ja siis need, mis olid seal topis, tegelikult said palju vähem punkte, et tegelikult ma mõtlen, et jah, minu väärtus on see ja see, aga tegelikult ma ei tegutse. Ühesõnaga, ja ma aeg-ajalt, kui ma käin koolituse tegemas, ma teen seda harjutust kaasa, et teha siuke jälle, et mis on praegu minu väärtused, et ja meil on mingid suured, nagu ütleme, baasväärtused, aga siis sellised, võib-olla ka sellised, mis minul ka on nagu näiteks periooditi muutuvad, ma olen aru saanud sellise võib-olla poole aasta lõikes, et mis praegu just on oluline, on siis, ma ei tea, tervis või minul tuleb tihti tuleb kergus näiteks üles või on rahu ja nii edasi. Et tasub see kindlaks teha. Ja siis täpselt panna sinna taha näiteks kirjutada, et sa tead, mis on su väärtus, milles see väljendub sinu elus. Mis tegudes, väga praktiliselt, et mitte see, et ma lihtsalt mõtlen oma sees, et see on minu väärtus, aga kuidas sa seda väljendad ja kuidas minu väärtus on pere, aga tegelikult sa oled kogu aeg tööl ja sa näe neid kunagi just, et see on väga tihti see, et see reaalsus, see, mida me teame, ei pruugi meil tegelikult tegudes peegelduda. Ja mina kirjutaks sinna taha, et kuidas see väärtus, leida oma väärtused, kirjutada sinna taha, et kuidas see igapäevaselt väljendub minu tegudes, mis ma teen selleks ja kas ma teen. Selline lihtne soovit, mis mina teeks. Ja mul tundub, et kui on see küsimus, et kas ma toimetan oma väärtustega kooskõlas, siis mul tundub, et kui see ei ole niimoodi, siis ikka tuleb mingi selline itch nagu vahele, mingi rõve tunne nagu. Et kui seal on kogu aeg mingi ebakõla, siis midagi tavaliselt nagu närib ikkagi või kuidagi need asjad midagi nagu ei toimi. Ma arvan, et juba kui sa küsid selle küsimuse, siis on juba midagi see, et sa selle peale tuled. Et võib-olla on kogu aeg nagu halvasti, kogu aeg need asjad ei lähe nii, nagu ma tahan ja töö juures on kehvasti ja tema ütles ja need suhted. Nagu on, aga nagu ei ole. Ja, et kogu aeg kuidas kirjeldad seda? Tahtsin transkriptsioonini sellest osast nüüd. Ja, nii. Ja viimane küsimus selle küsimuse kohta ja siis lähme omas tempos vastamise juurde on, kuna see küsimus on inspireeritud Jaan Aru raamatust Ajuvabadus, mis on üks minu lemmikraamatuid kindlasti sellel aastal, siis kas minu mõtted on päriselt ikka minu mõtted? Mul on seal oma mõtted, aga äkki ma ei ole seda raamatut lugenud. Väga hea. Nii et jaga enne äkki, sest sina oled. Ei, ma arvan, see on nagu seal ühesõnaga see inspireeritud sellest, et otseselt seda küsimust, võib-olla see jooksis ka läbi, et aga kui palju me oleme mõjutatud tegelikult välisest, kõigest nendest mõttemustritest, mis meil on kaasa tulnud, tegelikult ka sellest, mida me tarbime, mis sotsiaalmeediat, üldse mis meediat, mis inforuumis me elame, et tegelikult me oleme kõike sellest läbi imbunud, on ju. Jah, võib-olla, et kuhu mu enda mõte, tõesti seda raamatut lugemata, aga kuhu minu mõte selle küsimusega läheb, on just see, et vahel inimesed ütlevad ka mingeid selliseid asju, et ma olen kuidagi kadunud või eksinud või ma pean ennast leidma ja siis ma lähen baalile ennast leidma ja siis ma alati tahaks nagu küsida, et kus puu taga sa siis nagu peidus oled või mis teist, kuidas see käib nagu. Et ma saan nagu aru iseenesest sellest tundest või mida võib-olla mõeldakse, aga ma nagu, ma ei tea, kui sul näiteks mingi segadus oletame, on ju.
ma ei tea, kes ma olen ja okei, aga siis sa oledki sina, sa oled segaduses praegu nagu. Noh, et aga sa oledki see segaduses sina. et kas need mõtted on päriselt minu mõtted, eks meie mõtted tulevadki ütleme, see mehhanism, kuidas meie pea genereerib mõtteid, ongi sisuliselt see, et ta võtab selle tänase nagu neutraalse objektiivse uue olukorra ja siis võrdleb seda tänast olukorda sellega, mis meil varasemalt nagu olnud on ja siis teeb selle põhjal mingid järeldused. Ehk siis selles mõttes jah, meie mõtted on mega palju seotud meie taustaga, meie varasemate kogemustega, mida me oleme kuulnud, näinud, õppinud, noh, siin on veel natuke ilmselt mingi geneetilist poolt juurde, on ju. Aga see oledki sina. Et mulle tundub, et sellest kogu kompotist, mis elus on nagu olnud ja käinud ja võt need uskumused ja pereteemad ja et kas see ongi kogu see komplekt, kes oledki sina. Et ja see ju muutub kogu aeg. Et see mina ei ole, noh, et lähen ennast leidma. Et see oleks nagu mingisugune staatiline, mingisugune... Et leiad üles ja siis on hästi. Leiad üles ja tehtud, nagu, täpselt, et mis asi see, mida sa otsid või kus sa siis oled nagu. Et mis objekt see on, mida sa otsid siis. Et see on ju selline, see mina on ju, ja need on minu mõtted ka, need on ju mingid dünaamilised asjad, mis ju muutuvad läbi nende kogemuste jälle, et aga see ongi see sina. Võib-olla see on see siis mitte nagu enda leidmine, vaid mingi selguse otsimine on võib-olla õige mõelda, et me oleme juba olemas, aga kuhu ma tahan siis edasi liikuda või mida teha või mida muuta, sest need mõtteid me saame ka muuta juba kas või sellega tõesti, nagu ma ütlesin, mis inforuumis me oleme. Absoluutselt ja noh, kui tuleb see, et kes ikka ma olen või ma olen kadunud ja peaks ennast leidma või otsima minema, et pigem siis, noh, minu pea tõlgib selle justkui sinna, et ju siis seal on mingit rahulolematust, mingit segadust ja ma pigem katsuks hakata seda vaatama, et noh, neid küsimusi siis küsima ja neid küsimustele vastuseid otsima. Et aga jah, et siis sina oledki see, kes on praegu olukorras, kes peab küsimusi küsima. Ilus. Omas tempos vastamine. Mis siin siis öeldi? Toodi välja hästi palju seda, et on liiga palju ikkagi ekraani aega. Ja siis teine suur tunne, mis selle teemaga on, et ootused, et pead kohe vastama ja enda tunne ka, et pead kohe vastama. Muidu pole kompetentne või jääd ilma asjadest. Ja, no selle ekraani ajaga, mis me teeme? Noh, nutineti. Vaadake, nutineti minister ja sellega tasub tegeleda. Ma soovitan seda Jaan Aru raamatut lugeda päriselt. Ma kohtusin temaga siis, kui ma käisin märtsis emakeelepäeva raames siis lugemas ka raamatut ette. Ja tema luges natuke pärast mind ja ma kohtusin, ma ütlesin, et tead, et ma sain nii palju häid mõtteid sellest, kuidas veel teadlikumalt ekraani kasutada ja lapsi suunata. Ja siis ta oli natuke selline pessimistiks, et nojah, mis see üksik inimene ikka ära teeb. Et ei, aga tegelikult see ei ole, kui me kõik nagu natukene teeks ja kui me kõik suunaks ka, ma ei tea, oma lapsi näiteks või sõpru see, et kui me saame kokku, me läheme sööma, okei, võtame selle 2 minutit, vaatame ära telefonid, paneme ära laua pealt ja suhtleme oma vahel. Ja see peegeldub ka ülejäänud kohvikusse, et inimesed jälgivad, et ühesõnaga... Ma korra ütlen, kui me just rääkisime sellest Jaan Aru ajuvabadusest, siis see ei ole see raamat, mida sina praegu mõtled vist? Jah, see sama. Ja, ajuvabadus, ja seal on kõik see AI teema ja kõik. Okay. Ühesõnaga, et liiga palju ekraani aega, sellega peab tegelema ja ma arvan, kõik peavad sellega teadlikult tegelema, et seda oleks vähem, et ekraanides võib olla, aga küsimus on see, mis see sulle annab, miks sa seal oled ja kui sa jääd sinna kinni, sa jääd sinna doom scrollima, et siis miks? Täpsustav küsimus, kas sinu jaoks, mis on ekraani aeg? Ekraani aeg. Kas näiteks läpakas töö tegemine on sinu ekraani aeg? Mis ekraani aeg on sinu jaoks? Ma mõtlen nagu seda, mis me võib-olla siis ei tee nagu nii-öelda nagu eesmärgistatud, et kui ma olen läpakas, teen tööd, see on minu jaoks tööaeg, aga kui ma võtan kätte telefoni või jään ka tegelikult läpakas, olen mida ma teen seal jah, et kui ma jään Facebookis scrollima või poodlema nagu üks õhtu 3 erinevas poes, aga ma just on midagi ära, ma jätsin brauseri lahti, panin kõik ostukorvi ära, hommikul otsin, ei, ma ei viitsi sellega tegeleda, panin kõik kinni. Nüüd eks ta natukese aja pärast viskab mulle reklaame samadelt firmadelt
firmadelt ja siis kui on siuke raske hetk, siis raudselt ostad nagu. Aga täpselt selline, et noh, ma lähen lihtsalt nagu veedan aega seal või et ma olen nii väsinud, ma lihtsalt scrollin praegu, vaatan neid. Ja see on okei teha seda näiteks, mina ei vaata telekat, mul ei ole telekat üldse. Aga kas on ekraani aeg, vaatan pealt. Kindlasti, muidugi. Ja see on selles mõttes jah, ekraani aeg, aga seal on jälle, issand, kui hästi Maria Faust ütles see Plektrumi saates oli ta, et selline, issand, kas rahulik või aeglane stimulatsioon, et see on suur vahega, mida sa telekast vaatad, et ma võib-olla, miks ma, seda küsimust vaata, kuidas ma ütlen, ma arvan, seda nõuab täpsustamist, on ju, et mis see ekraani aeg tegelikult on, sest ekraan on meil siin igal pool, on ju, aga mida me millal nagu mõtleme. No ma arvan ikka, kui me jääme nagu sihitult sinna sisse scrollima, sama võib telekaga olla, okei, ma lähen vaatan selle pealtnägi ära, aga kui sa siis jääd klõpsutama, näiteks mul ei ole kodus telekat, Airbnb-des olen, never ei pane seda tööle, aga lähen maale ema juurde, mis ma teen? Ma võtan puldi, olen seal diivanil ja lihtsalt klõpsutan kanaleid. Ma ei isegi midagi vaatama nagu, sest see on mingi harjumus, mis oli, kui ma elasin kodus ja siis seda tegid nagu tulid pärast kooli koju ja siis klõpsutasin kanaleid. Ja ma võib-olla lihtsalt kuidagi ei suuda vait olla. Ma ei, see võib-olla kedagi aitab. Et see ekraanide teema ja võt see, et üks on see mingi tööaeg ja siis on see, ma ei tea, Instagrami scrollimine, aga üks asi, mida võib-olla me ei või ma näen, et me sageli ei mõtle selle peale ja pahatihti sel teemal ma pean rääkima siis, kui on mingid läbipõlemise või mingid sellised nagu lood, on ka need tööekraanid, et võib-olla sul on teistmoodi, sest sul ei ole sellist suurt kollektiivi, aga võib-olla sul on ka seda, et ka siis see tööaeg tegelikult tähendab seda, et ma olen seal ekraanis ja seda stimulatsiooni on ikkagi nagu meeletult, et mul seal ekraani peal on tegelikult, mul on see mingi Excel ja siis on mul see Teams ja Slack ja Gmail ja siis tegelikult ma teen seda kõik avatud kontoris ja telefon heliseb ja neid nagu ma ei suuda nüüd eesti keelt attention seekers nagu, et kes sellised nagu tähelepanu otsijad, röövlid, fookuse röövlid. Jah, et me ei mõtle seda läbi ja kohati töökeskkonnad ka nagu ei ole nagu, ei ole läbi mõeldud, on ju. Et see just ka meil niimoodi on, see on just kui nagu loogiline ja võt siis hakkab see ka pihta, et miks sa juba ei vasta ja ma ju näen, et sa oled online ja kui ma sulle, ma ei tea, seal Skype'is kirjutan, miks sa ei vasta, on ju. Aga me kuidagi ei mõtle läbi, kui meeletult kurnav on see meie ajule. Et ja siis me tahame selle kogu müra sees veel teha näiteks mingit loomingulist tööd või ongi, me oleme seal Excelis, kus just on mingid väga tähtsad numbrid, mida et siis me oleme pahased, kui me eksime näiteks, loogiline, et sa eksid, on ju. Et lihtsalt tead, ekraanil on vahe ja tegelikult ma isegi mõtleks ikkagi niimoodi, et ka tööekraan on ekraan, aga võt see, et mis me seal teeme ja kuidas see siis välja näeb. Ja kaua me oleme. Mina näiteks eile olin 9:30, tegin tööd ja siis ma sain aru, mul ei tulnud nagu uni niimoodi, kuigi minu see tööosa kõik oli väga fun ja nii edasi, aga sa ikkagi vaatad seda ekraani täiega selles mõttes nõus, jah. Et ma arvan, et seal ongi võib-olla kahte lahtrisse, üks on see tööaja ekraanid ja teine on ka see, et mis me siis nagu vabal ajal, et igal hetkel, ma ei tea, autoroolis ja igal pool on ja vahime neid ekraane, et see on kindlasti teema, millega peab tegelema. Ja teine asi see, et ootused, et kohe vastama. See on mingi asi, millega peab tegelema ka enda sees, et mina olen näiteks vähendanud seda ärevust niimoodi, et mul ei ole meili telefonis, et ma ei saaks jooksvalt. Täna me salvestame siin mitu osa, ma jõuan meili alles pärast lõunal millalgi ja samamoodi on Messengeriga, et tegelikult me oleme oma peas teinud see, et kiired asjad, tegelikult need ei ole nii kiired. Et jah, mõni asi on, aga siis helista, kui on päriselt kiire. Oi, mind häirivad need inimesed, ma ütlen kohe ära selle, et kes saadavad hommikul meili kell 9, vaatan kaamerast, ma räägin teiega, kell 9 saadad meili ja siis kell 10 näiteks saadad juba sõnumi, saatsin sulle meili, ootan vastust ja siis veel helistavad ka. Või siis ka selle, et 24 tunni jooksul, et eelmine õhtu saadab ja siis kirjutab mulle hommikul, et pole veel vastust saanud, aga on väga kiire. Kui sul on hästi kiire, nii kiire, siis helista mulle, et sul on nagu päriselt põleb. Et tegelikult meil on aega, me oleme ise selle tekitanud ja see tunde ka, et meil on telefon kogu aeg siin, ma võiks ju iga hetk vastata, praegu sa vastad küsimusele, ma siin vastan ühe tööasja samal ajal ära, et et hästi kiirelt saame kõik tehtud ja sellega me oleme tekitanud jälle selle ärevuse, et kõigele me peame kiiresti vastama, kogu aeg peame kättesaadavad olema ja siis tekib see FOMO tunne endas.
tegelikult ei pea. Tegelikult vaadake, et mis asjadega on nagu päriselt kiire, et väga palju, mulle tundub, ma ei tea, jällegi nii-öelda tavatööl, aga kuna me oleme ka kõik nagu head sõbrad, kes me teeme kollektiivis tööd, näiteks Sadu sellest, siis väga tihti läheb see Messengeri chat läheb täiesti mingiks nagu täiesti teises suunas minema ja see on fun ja väga tore, aga see ei tähenda, et sa pead nagu kohe kõigele sellele reageerima. Ja kui sa seal ei ole ja teised räägivad seal mingit toredat juttu, muidugi tekib veits siuke, et jaa, aga nüüd ma kuidagi olen kollektiivist välja, et tegelikult ei ole, et hästi oluline on ka need enda reeglid seada, loomulikult see on ühiskondlik teema ka ja seda tuleks tegelikult palju suuremalt ette võtta, seesama töökultuur ja kõik asjad, aga nii palju, kui te saate nagu ise teha, siis kaitske nagu ise ennast. Ja näiteks töökultuur on, et mida sa ütlesid ka, et mitu korda välja toodi või küsiti, et justkui see tööteema, et eeldatakse, et peab olema. Ja see on iseenesest huvitav jälle, kui ma mõtlen, mul tuli kohe mingid kliendid nagu pähe, kellega me oleme pikemalt rääkinud sellest, et mis me siis teen ja tööandja ju nagu nõuab ja jälle ma mõtlen, et kõik need on läbipõlemise lood. Et ja ma mõtlen näiteks, et okei, et sa oled seal see, ma ei tea, klassika, keskastme juht, saad mõlemast suunast, ülevalt ja alt tuleb, on ju, kogu aeg üks probleem teise otsa, eeldatakse, et kui seal midagi, ma ei tea, kell 9-5 on tööaeg, aga kui reede õhtul kell 8 on, ma ei tea, elekter ära, siis ikkagi sulle helistatakse või laupäeva hommikul keegi on tööl ja juhtub mingi suur jama, siis ikka sulle helistatakse, on ju. Et ja justkui, et aga selles rollis on loogiline, et sa pead olema kättesaadav ja nii edasi, et selle peale üks küsimus on see, et aga mis tegelikult, ma saan öelda, see on hirmutav, aga mis tegelikult juhtub, kui sa need raamid paned paika? Nii mõnigi kord meil tegelikult on seda vabadust rohkem, kui me arvame, et on. Ja nii mõnigi kord, kui tegelikult me oleme ikka hästi julmalt nagu jala maha paneme, ütleme, et sorry, ei ole, kogu lugu, siis tegelikult inimesed kohanevad sellega. Ja see ma arvan tegelikult kõigis suhetes niimoodi. Et lõpuks see tööandjaga sul on ka mingi suhe, on ju, mida saab ise disainida. Et nii mõnigi kord seal seda paindlikkust on ja kui ei ole, vahel tõepoolest ka ei ole, et et kui siis ikkagi on, kui ma näiteks seda kõne vastu ei võta või ei reageeri, et siis on selline pidev nagu pahameel ja kriitika ja et siis läheb see töökeskkond väga-väga mürgiseks, siis on mul ikkagi see küsimus, et mille vastu vahetad. Et ja võib-olla mingis kontekstis on see isegi okei. Ma arvan, et on mingisuguseid ameteid või rolle või inimesi, kellel tegelikult on okei see, et ma olen kätte saada, sest see ei röövi minult tohutult palju. Aga just see nagu enda ressursside jälgimise küsimus, et kui ikkagi on see selline asi, mis kogu aeg nagu närib ja segab ja võtab energiat ja kuidagi nagu et see era- ja tööelu tasakaal läheb nii paigast ära, siis ikkagi, et kas see on seda siis nagu väärt või Nõus. Ma loen ühe loo ette, mis läheb sinu selle teemaga väga hästi. Ma tean, et see on veits ülbe suhtumine, aga ma olen öelnud, et ma pole telefonitse kiirelt kättesaadav ja vastan siis, kui saan. Ja kui on erakorraline olukord, siis number 112. Kui ei ole vaja sinna helistada, siis pole tõenäoliselt ka nii erakorraline olukord. 15 aastat telefon hääletu olnud, töönumbri andsin ainult lapse isale, et ta mu kätte saaks vajadusel, kui lapsega mingi jama ja vastangi chatis siis, kui tahan, saan, jaksan. Olen igalt poolt ära varjanud ka oma online oleku, et inimestele ei tekiks ootusi. Super hea, ma lugesin seda, kui sa saate, mõtlesin tõesti, et mina, mul on nagu nendel nädalatel, kui lapsed ei ole minuga, siis mul on see tunne, et tegelikult peaks telefon sees olema, äkki keegi helistab, äkki on mingi asi, aga tõesti see, et kui tõesti on erakorraline, siis on 112. No mida mina teen siin Tallinnas praegu, et Tartus, ma ei tea, laps skatepargis kukkus. Et jaa, ma saan 2 tunniga sinna sõita, aga ma ei ole ka niimoodi, et ma olen mitu päeva offline'is. Aga see, et sa nagu, et sekundiga ei reageeri, et sa vaatad näiteks, ma ei tea, kas või see, et sa vaatad tunni jooksul korra telefoni, see oleks juba nagu mega suur muutus. Aga mulle väga meeldis see vastus. Ja ma ei arva, et see on ülbe. Et kui see on läbi kommunikeeritud, kui see on selline lihtsalt, et üldse sind kätte ei saa, ja see mitu päeva ei vasta, siis see on nagu teine asi, et tööalaselt peab ikkagi ka olema mingid nagu reeglid, et millal me saame siis sinu vastuse või sinu sisendi, et see on nagu väga oluline, aga ei pea seda kogu aeg olema olemas. Üks asi, millele ma
ükspäev mõtlema jäin, natuke võib-olla hüppan sellest tööteemast nagu kõrval, aga just see info nagu küllus või see pidev FOMO ja see, et me üritame kogu aeg olla kursis ja kogu aeg nagu scrollime ja vaatame ja uurime ja ükspäev mõtlema, nüüd kõik need, mis seal Dubais toimub ja selline väga ebastabiilne aeg üldse maailmas on ju, palju ärevust ja jäin järsku mõtlema selle peale, et issand jumal, et tegelikult kui me mõtleme jälle, aeg-ajalt mulle meeldib nagu seda mängu peas mängida, et kust nagu me liigina tegelikult tuleme, mis elu me justkui nagu, mis meie organism või liik on justkui nagu harjunud elama, on ju. Et evolutsioon teadupärast on hästi aeglane protsess ja me nagu, me keskkond muutub oluliselt kiiremini ja ühiskond ja ühiskondlikud ootused liiguvad oluliselt kiiremini, kui meie liik nagu järgi jõuab, on ju. Ja just selle info mõttes, et tegelikult see ei ole ju ajaloo mõttes väga ammu aega tagasi, kui meie inforuum oli see, et ma teadsin, mis toimub minu külas. Kogu lugu. Ja see ei tähendanud seda, et maailmas ei toimunud asju. Maailm võib-olla suht sama nagu, aga lihtsalt minu inforuum oli nii palju väiksem ja ma teadsin seda, mis on minu kodukülas ja mu kodukülas praegu on ju väga hästi. Et aga kuna me seda infot ja seda kõike me peame nagu olema kursis ja me peame ju teadma ja kuidas me nüüd siis ei tea, mis seal toimub ja et tegelikult päris pikalt ja suurema osa inimeste ajaloos me ei ole pidanud teadma. Jaa. Et see on infotulv on liiga suur. Uus asi, et me just kui oleme kursis. Ja. Et vaata kui palju on seda praegu, et näed, et maailm on täiesti tuksis ja nii õudne ja polegi kunagi nii õudne olnud ja nüüd on kõik nii halvasti ja umbes, et inimesed, ma ei tea, ei taha lapsi saada ja nii edasi selle pärast, et kuidas ma nüüd, et maailm on nii kohutav koht ikka ja aga what if maailm on tegelikult olnud suht sama, aga lihtsalt see info nagu... Üks hea raamat, Factfulness on see, ma ei tea, kas on eesti keele tõlgitud. Mina ostsin selle raamatu Eestis küll Factfulness ja seal on see, et mis on päriselt faktid näitavad. Et see, mis mulje jäetaks, see on nagu, või need uudised, mitte isegi mulje, jah, need asjad kõik toimuvad, aga ongi need asjad jõuavad uudistesse. Positiivsed uudised nagu ei ületa seda künnist, sest see ei tekita sellist reaktsiooni inimestes. Ja mina mõtlesin praegu sind kuulates, mõtlesin tappi, aga kas me oleme liikunud sinna, jätan siia lõppu teile ühe küsimuse, et kas me oleme liikunud sinna, et me tegeleme rohkem välismaailmaga kui enda sisemaailmaga? Sest meil on nii palju infot, mis tuleb ja mõtestada või nii jääme ju selle peale mõtlema, et mis siis kirjutati ja kuidas läheb, et siis me ei jõuagi nende küsimusteni enda sees, sest me oleme või enda sisemaailma vaatamiseni või milline see sisemaailm on meil, et kuna meil on kogu aeg nii palju müra ümber. Me ei vasta sellele. Jah, ärme vasta sellele. Lihtsalt viskan süke, ma jäin mõtlema. Ma tean nüüd, et ma ülejäänud päeva mõtlen selle. Aga see on huvitav. Okay. Head aega. Ja see on see minu see head aega. Ja mul on veel 3 mõtet, et tegelikult küsimused-vastused on väga oodatud küsimused ja teie mõtted ja lood on väga oodatud ja võtame kogu aeg siis kõikidele osadele, mis on juba ilmunud, et minge kuulake ka küsimises siis Liis Auväärt käis meil külas ja omas tempos vastamises Urmas Vaino, neil ka väga ägedaid mõtteid sellel teemal ja kohtume järgmises saates siis. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.